Tere tulemast vaatama järjekordseid Tudeng TV uudiseid. Meil on hea meel, et olete leidnud PÖFFi melu kõrvalt aega ka meie uudistesaadet jälgida. Ja tänased teemad on: teeme nostalgiasõidu Avinurme muuseum rongiga. Stuudios on muusikat tegevad ajakirjandustudengid. Tellime veebist pirukat. Heidame pilgu improvisatsioonimaailma. Oma saadet alustame sel korral rongiga liiklejate jaoks veidi kurvema sõnumiga. 15. novembrist tõusid reisirongide piletihinnad. Ehkki on peatuste vahemikke, kus hind ei muutu või väheneb, ulatub üldine piletihinna tõus keskmiselt 7–8%. Nii tuleb Tallinnast Tartusse rongiga reisijatel maksta senise 8,9 euro asemel 10 eurot ja 10 senti. Piletihinnad küll tõusid, aga Avinurme rongid endiselt ei sõida. Avinurmet läbis alates 20. aastate keskpaigast ligi 50 aasta jooksul kitsarööpmeline Sonda-Mustvee raudtee. See aeg oli trassi äärde jäävatele küladele tõeline õitsengu aeg. Raudteel viidi välja puitu Alutaguse metsadest ja hiljem lisandusid Mustvee suunas veetav suhkur, petrooleum, sool, ehitusmaterjalid, põlevkivi ja ka heeringad. Nüüdseks on kunagisest raudteest taastatud peaaegu 180-meetrine lõik, raudteesild ning veerem. Inimestele on jäänud võimalus mööda kitsarööpmelist raudteed sõita liinil Avinurme. Kas rongil on omal mingi nimi ka, kuidas sellist kohalikud kutsuvad? Susla. Susla? Susla. Ja mis selle rongi siis lugu on? Selle raudtee ajalugu, et see rong on pandud sellepärast, et meenutada siit läbi sõitnud Sonda-Mustvee raudteeliini, mis andis Avinurmele tol ajal tohutu arenguhüppe, sellepärast, et teedeliiklus muu oli nagu hooajati kehva, aga raudtee võimaldas seda aastaringselt hästi teha, et kaubavedud ja asi läks tänu sellele Avinurmest palju paremaks. No, miks see kinni pandi? Kuna ta allus, täpselt ei tea, aga kogu raudtee too aeg, see oli siis 1972 allus sõjaministeeriumile tolleaegses NSV Liidus, siis põhjust ei pidanud põhjendama ja pandi ta kinni, öeldi, et tuleb bussiliiklus asemele, mida kahjuks ei tulnud, nii et tagakülad näiteks Punasoo ja need siis kujusid kokku tänu sellele. Ja mis siin siis konkreetselt veel säilinud on, millised erinevad vagunid? Näiteks see konkreetne vagun, mis siin toimub? Tema oli reisijate vagun ja see on meil toodud Orust ja kõik need, temast oli säilinud väga vähe, seal on ka pildimaterjal ja see metallkest oli ainuke, mis tast säilinud oli. Ja sellised liikusid siin raudtee peal ja selle taastasid siis kohalikud koolipoisid, kes siis omast vabast ajast käisid seda tegemas ja siis olid vanemad mehed olid siin nõustamisega ja abiga juures, aga põhise töö raskus kandus ikkagi koolipoistele. Kui see raudtee siin kinni pandi, siis kuidas rahvas sellele reageeris? Kas oli loota, et tuleb midagi uut? Loodeti, et tuleb laiarööpmeline, et oli lootust, et tuleb laiarööpmeline ja selle viimane, seal on ka näha pildimaterjal, kuidas viimast reisivedurit ära saadeti Avinurmes. See on tammepärgede ja asjadega ja puhkpillikooriga ja inimesed lootsid, et ta ikka päris kinni ei lähe. Ja me saame aru, et see ka sõidab? See ka sõidab. Kui kaugele me sellega jõuame? Kuna meil on 2 liini siin ja nende liinide pikkus on 150 ja 178 meetrit. Kuna täna on vihma sadanud, siis me sõidame lühikest trassi 150 meetrit. Ja tulevikus on plaan? Tulevikus on plaan siin paar kilomeetrit otsa saada. Okei, aga siis proovime sõita. Läheme proovime sõita. Rongi juhib Eero, kellest sai rongijuht juhuse tahtel. Kuna vana rongijuht pidi sellelt kohalt varakult lahkuma, võttis Eero lihtsalt ameti üle. Peakatteks on mehel tõepärane vedurijuhi müts. Pintsak sobivad lihtsalt mütsiga kokku. Juhtimise õppis ta selgeks 10 minutiga, see pidavat olema raskem kui auto juhtimine. Eero on ka see, kes rongile bensiini sisse valab ning laagreid õlitab.
Rongi maksimaalne sõidukiirus on 55 kilomeetrit tunnis, kuid ette antud suurim lubatud sõidukiirus on 5 kilomeetrit tunnis. Suuremat kiirust ei saagi üles võtta, sest muidu ei pruugi raudtee lõpus pidama saada. Rongil on olemas ka reverskast, millega saab muuta rongi sõidusuunda. Suslal on see kast valepidi peale pandud. Eero sõnul olidki kastid tol ajal rongidel peal nii, nagu Jumal juhatas. Venelaste puhul sõltus see enamasti palgapäevast. Bensiini kulutab Susla palju. Nagu ütles ka rongijuht Eero, kõik, mis sisse paned, see ka otsa saab. Ja mis siin siis tagapool oli veel mõned vagunid, mis te olete korda teinud? Tagapool on kaubavagun, mille me oleme teinud siis küüditamise vaguniks. Nagu kõik teavad, ei olnud meie inimeste viimine Siberisse lihtsalt ühe otsa piletiga turismireis. Ise õnneks ei ole selles vagunis pidanud sõitma, aga me kasutasime nende inimeste mälestust, kes Avinurmest läksid rongiga. Siin on ka vaidlusmoment, et osa ütleb, et nendel ei olnud seda bursuikat sees, osa ütleb, et nendel oli auk, teised ütlevad, et oli ämber asjade jaoks ja Rongiga saavad sõita kõik soovijad alates maist kuni oktoobrini. Rongiliiklus avatakse siis, kui ilm on piisavalt soe ja lõpetatakse siis, kui veduriuks külmast kinni torsub. Nagu eelmistel kordadel on ka meil seekord külas üks huvitav bänd, nimelt The Journalist. Meie tähelepanekumad Tudeng TV uudiste vaatajad aga võiksid kodus nüüd huvitava mängu teha. Nimelt lugege üles, mitu Tudeng TV liiget on bändis The Journalist. Aga rohkem mitte midagi muud kui The Journalist. To be that girl so light and free, not catching a sight of thought and fear, the only true feeling is the brew. There is a place with no time, where nobody knocks but the wind. Hope this side is not only in my mind, and the feeling lives never behind. There is a girl with a yellow skirt, wearing fair smile, so carefree, running like she would never stop, as birds are humming on trees. Everybody's digging for the truth, wanting to be that girl so light and free, not catching a sight of thought and fear, the only true feeling is the brew.
is rising in front of my eyes, with a forest in distance is scaring. Jätkame toiduteemadel. Minu külaliseks on Hannes Lents, kes on uue startupi toitle.com asutaja. Tere tulemast! Tere! Ausalt öeldes ma ei teadnud teie põnevast ettevõtmisest enne selle saate valmimist siis. Et tutvustage meie vaatajale, mida toitle.com endast kujutab. Toitle.com eesmärk on muuta selline koduse toidu tellimine imelihtsaks, et inimesed saaksid siis vastavalt oma maitse-eelistustele omale sobival ajal oma naabruskonna parimatelt kodukokkadelt tellida midagi enda peolauale või siis meeldivaks õhtusöögiks. Aga kust selline tore idee üldse alguse sai? Ma arvan, et nii nagu enamus startup ideed saavad alguse asutajate endi vajadustest, siis ka see idee sai alguse sellest, et mina oma peres tundsin seda vajadust, et meil on suur pere ja suured sünnipäevad tavaliselt ei jõua kõike kokata ise ja tahaks midagi muud lava peale kui seda Selveri valmis kööki või toitu ja tahakski, peame lugu mahedast toidust ja sellistest, ütleme siis lähitoidust. Ja kui ma hakkasin uurima, et kus siis seda saab, siis oli üks vastus, et me nädalavahetusel ei tee, eks ju, sellises koguses, nii väikses koguses ei saa tellida ja nii edasi. Mingid erinevad põhjused, miks ma ei saanud lõpuks seda. Ja siis sellest sündiski selline idee, et issanda, kui mul oleks naaber tänavast võimalust tellida, ma kohe telliks. Aga kui palju neid kokkasid hetkel registreerinud on? Kokkasid on registreerinud päris palju, arvestades meil 3. nädal lõppes ja kokkasid on üle 60. See on isegi ikka väga hästi. Ja see on palju ja kokkade huvi on suur. Aga nagu ma aru saan, siis kokaks võib registreerida igaüks. Et kas kõigil registreerijatel on täidetud ka tervisekaitsenõuded, et kas mina kui klient saan olla kindel, et see tellitud toit on puhas ja kvaliteetne? Selles mõttes sa saad olla kindel, et see on puhas ja kvaliteetne. Kuna need kokad panevad oma nime ja näo panti, sa lähed ise toidule järgi, sul tekib isiklik suhe, kontakt selle kodukokaga. Nii et sellele küsimusele vastan jah, saad olla kindel. Kas neil kõigil on täidetud, nad peaksid kodukokana, kui nad teevad seda regulaarselt seda tegevust peaksid registreerima siis Veterinaar- ja Toiduametis ja seda saad sina tellimisel küsida, et kas ta on registreerunud, kui see sinu jaoks oluline on ja iga kodukokk, kes nagu siis teistele kokkab, peaks seda teadma. Väga hea. Aga kuidas on sellega, et kuidas te reguleerite seda, et kokkasid ei petetaks, et kui inimene tellib toidu, kokk teeb selle oma südamega valmis ja siis järele ei mindagi ja tasu jääb saamata, mis siis saab? Selles osas praegult nii ei ole juhtunud ja nagu startupide puhul ikka, et me tegeleme siis, kui juhtub. Praegusel hetkel mulle tundub, et kuna me oleme lähenenud niimoodi kogukonna põhiselt, ja siis need inimesed, kes sellest ettevõtmisest niimoodi osa võtavad, üldiselt neid võib nagu usaldada. Et see ei ole mingisugune suur raha tegemise koht, eks ju, et kokad ei registreeri selleks seal, et raha teha, sest kui sa nädalas ühe piruka küpsetad, siis sealt 4 eurot saad võib-olla. Nii et jah, et me niimoodi ette ei ole praegult mõelnud. Me kindlasti, selles mõttes meil on mingid sellised varuplaanid olemas, et kui nii peaks minema, ostame ise ära piruka, lähme ise järgi. Aga jah, praegult ei ole juhtunud. Aga mis põnev karbik sul kaasas on? Ma tõin oma registreerimata köögist sulle mahedat Tatra küpsist. Tatar on mu üks suur lemmik. On nii, ja väikse sellise hapu kirsiga. Kas ma võin proovida? Kui sa julged. Ma julgen. See on registreerimata köök, aga ma usaldan sind. Aga hoole ja armastusega tehtud küpsis. Maitseb tervislikult. Eks ju. Mitte liiga magusalt. No näed. Väga hästi kohvi või tee kõrvale. No vot nii.
ma võin tellida ühesõnaga sinult. Minult kuidas ma sinuni näiteks jõuaks? Minult võid ka tellida. Üldiselt meil praegult on selline süsteem, et kus sina esitad tellimuse ja erinevad kokad pakuvad, siis kes oskab kõige paremat tatruküpsist teha, siis pakub, et võib-olla on minust veel paremaid tegijaid. Sa otsustad kellegi teise kasuks. Aga jah, ma arvan, et neid kokkasi on piisavalt, et kõik su vajadused ja erisoovid saaksid täidetud. Aga väga hea. Aitäh sulle, Hannes. Jah, palun. Meiega lähme vaatame, kuidas see tellimisprotsess täpselt käib. Tere! Kindlasti on Toitla üks väga huvitav startup ja uus lahe idee ning nüüd kohe katsetamegi, kuidas see töötab. Söö jaga korda. Nii, esmalt siis kuupäev. Täna on meil 15, kellaajaks kell 3, see sobib. Nii, ja nüüd tuleb sisestada, mida mina soovin. Võtaks täna õige lihapirukaid. Tere! Sooviks maitsvaid lihapirukaid 2, umbes 4 tükki. Smile, Taavi. Ja nüüd tuleb lihtsalt vajutada telli. Ja tuleb sisestada e-mail. Pandud. Ja kinnitada tellimus. Ja nüüd tulebki jääda ootama ainult, et mõni kokk ühendust võtaks. Olemas, ta nimi on Lisee, ta on pärit Prantsusmaalt ja ta teeb meile täna ühe väga maitsva kanapiruka, loodetavasti. Ja tunni aja pärast saame selle kätte Balti jaamas, kuhu ta ise tuleb meile veel vastu. Nii et toidule täitsa järgi ei pea minema. Nii et väga lahe, jääme ootama. Hi Liz, Hello. you baked for us the wonderful pie. Yes. What are your thoughts on Toitla? Toitla is a website that allows people to order some food, but like with more homemade style, like more like the way of home cook, traditional. So a bit different of a restaurant, and it allow people who wants to cook and wants to make other people than family or friends to taste their food to like enlarge the person then. How many customers per day do you get? Not per day, like it's more, I would say, per week, like maybe 1 or 2, but I choose as well if I want to answer the offer or not. If I feel that I can't do it, or if I don't have the material to do what the offer asks for, then I don't reply. So are you doing this because you like to cook or to earn money? I do that mostly because I like to cook, and I want to make people discover what I like to cook, and hopefully they like it. How's the feedback been on the food? Great so far. Like I just started last week, and I made some chocolate, and people really liked them. And I made some French crepe stuffed with some filling inside, and they liked it too. What's that? Crepe, it's a thin pancake. Oh, okay. It's like a thin pancake, and you can have some sweet ones or savory. Very easy to do several things with that. Well, great. Thank you for baking us the wonderful pie. Now I believe it's time for the exchange. Now, I don't have the exact money, but that's okay. You can have 5 euros. Yes, I might have €1 if No, you it's want. okay. Okay. Thank you thank very you. much, and have a nice evening, and head hisu. Aitäh. Aga nii. See on küll veel soe, kuigi natuke jahtunud. Ja näe, selline pirukas. Tehtud meile prontslanna poolt. Ja tunni aja tegi valmis üks ühe. Maru lahe. Nii, aga lõikame lahti, proovime ka kohe. Vaatame, see on päris kõva isegi. No nii. Päris hea kanapirukas on. Aga kanapirukas on kanapirukas ikka.
kui sellest soe ja väga hea, väga ilusti tehtud. Näeb välja igati esinduslik. Väga tipp-top. Nii et toit on, toimib. Tehtud. Ma loodan, et meie reporter Taavi ei jää nüüd enam kunagi nälga, aga jätame toidu korraks kõrvale ja lähme improvisatsiooni juurde. Nimelt toimus hiljuti Tallinnas rahvusvaheline improteatrite festival TILT. Minuga stuudios on festivali peakorraldaja Rahel Otsa ja korraldusmeeskonna liige Timo Talvik. Tere Rahel ja tere Timo. Tervist. Mida tähendab TILT? TILT tähendab improkeeles ootamatut pööret, ehk siis seda, mida me laval kõige rohkem ootame, ehk siis seda, kui stseen läheb mingis suunas ja äkitselt juhtub midagi sellist, mida sa üldse ei oodanud. Nii et kui tegelikult inglise keeles tähendab TILT ka kallet, siis improkeeles tähendab ootamatut pööret ja ma arvan, et meie festival oli täis tilte. Tegemist oli nüüd teistkordse festivaliga. Just. Et eelmine aasta oli esimest korda. Just. Väike kiire võrdlus, mis oli teisiti, mis oli sama? Eelmine aasta oli meil 2 päeva ja oli vist 5 riigist äkki. Ja see aasta oli siis 3 päeva ja 7 erinevast riigist esitajaid. Et kokku 11 truppi ja 7 erinevast riigist. Kuidas muidu selle aastane TILT läks 3 päeva? Läks kõik väga hästi. Ehk siis läks väga suurepäraselt. Kõik esinejad olid rahul, kõik publik oli rahul, et väga hästi ja eks näeb, kuidas järgmine aasta läheb. Aga siis mis järgmine aasta oodata võib? No me oleme nüüd proovinud seda, et kui suureks me suudame seda festivali ajada, et sel aastal tõesti oli siis 7 erinevast riigist esinejaid ja lisaks sellele ka töötubasid palju rohkem ja mingeid lisaüritusi sinna juurde, et vaatame, et kui suureks ja pikaks me selle festivali suudame ajada ja kui palju jätkub Eestis impropublikut. Ma mõistan, et festivalist võtsid osa ka siis kõik Eesti improteatrid ja grupid? Peaaegu kõik. Peaaegu kõik, jah. Et meil on neid truppe on viimasel ajal juurde tekkinud ka, et suuremad olid esindatud, ütleme siis. Aga et nüüd ongi tekkinud see olukord, et gruppe ja truppe nagu on, mõned on suurem, mõned väiksemad, et kuidas siis Eestis improteatriga on, kas on selline uus tõusev trend? Tahaks loota, et improteatri iseenesest on selline formaat, millega kui sa käid selle vaatamas või kui sa hakkad sellega tegelema, siis see haarab niimoodi kinni, et need inimesed, kes on käinud improteatrit vaatamas, need hea meelega tulevad jälle. Et on ka väga palju neid, kes pole kunagi jõudnud ja mul ei ole aega, tead, täna ma ei saa ja homme ma ei jõua, aga eks on see julge publik, kes on tulnud vaatama ja kellest enamasti on ka publik jäänud. Kuidas te ise hindate, kas olete veel nii-öelda kuskil kardinate taga või juba hakkate jõudma ka suurtele lavadele? Eestis on esimene improteater ju loodi 5 aastat tagasi, nii et eks ta omajagu lapsekingades on. Festivali saime käima eelmine aasta. Koondlehekülg, kus on siis kõikide Eesti improteatrite mängukava, sai ka üles eelmine aasta, et siis arengut on ja palju on tehtud, aga palju on veel teha. Samas on ka see, et eelmisel aastal oli ju Palume lavale saade TV3-s, mis tegelikult on ka impromängude põhine, et seal võib-olla tehti küll natuke teistsugust improvisatsiooni, kui teatrilaval näha võib, aga siiski see tõstis ka selle termini improteater tuntust suuremaks. Nüüd eestlastele muidugi meeldib võrrelda ennast naabrite maailmaga, et kus tasemel on Eesti improteater, mõtleme näiteks lätlaste või leedukatega, kui hakkame kodulähedalt minema. Ma pean ausalt ütlema, et leedukaid ma ei ole kunagi näinud. Ma ei oska öelda, ma tean piisavalt või ma tean nii palju, et Leedus tehakse päris palju koolides improteatrit, aga suuri teatreid ei ole väga kuulnud, et seal oleks. Lätis on küll hulk teatreid ja ma ei ütleks, et seda on nii-öelda kerge võrrelda, et neid improteatri formaate ja stiile on mitmeid erinevaid ja ma ütleks, et me oleme täitsa õiges kohas. Nüüd stiilidest ja formaatidest räägides, siis me tahaks ka proovida teiega ühte uut huvitavat formaati. Nimelt me tahaks proovida Impro Tudeng TV-d. See siis näeb välja selline, et ma olen korraks lauale peitu. Nii palju, kui ma mahun. Ja siin on siis meil välja mõeldud sellised väiksed teemad ja väiksed fraasid. Teemades peate tegema uudised ja fraase peate kasutama uudiste sisse lugemisel. Et Rahel, palun, sa saad tulla siis siia minu kohale. Timo, sa siia. Rahel, sinu kaamera on see seal. Tervist. Timo, sinu kaamera on seal. Ma nüüd vaatan. Nii, kõigepealt. Nii, siit siis valige endale 2 teemat, 2 uudist. Nii, 1 ja 2. Ja siit valige siis endale, vaatan,
noh, 2 fraasi. Väga hästi. Ma arvan, et ma nüüd lahkun ja jätan stuudio teie päralt. Tere õhtust ja tere tulemast vaatama meie tänaseid uudiseid. Tere tulemast tõepoolest. Meie tänane esimene peauudis räägib sellest, et Hendrik Sall-Saller on asunud tööle kirikuõpetajana. Mis on tõepoolest väga-väga positiivne, väga oodatud väga paljude inimeste poolt. Just, sellepärast, et ta on juba pikemat aega väga-väga palju avaldanud inimestele muljet oma lauludega, pannud noori tüdrukuid enda poole õhkama. Seda võib tegelikult nimetada lausa religiooniks, mida ta on enda ümber loonud ja see, et asus tööle kirikuõpetajana, see on ainult väga oodatud uudis. Ja ma pean ütlema, et kohalik ajaleht Järvamaa Teataja kommenteeris seda, kui ehitusmees tegi plekist katuse. Just, ma arvan, et umbes siuke võrdlus sobib sinna väga hästi. Ja järgmiseks uudiseks on meil siis, et Ansip ja Savisaar käisid koos saunas. Oi! Tõepoolest, et see oli muidugi SL Õhtulehe kaantel oli antud uudis ja ega siin väga palju ei olegi, et nad vihtlesid, said äkki vana mustuse omavahelt maha pestud ja üks sarvik ostab autot, ütles igatahes Savisaar Ansipile tollel ajal, et äkki see oli mingi salajaline kood või mingi fraas, ma tõesti ei oska aimata, aga seda panid SL Õhtulehe tõesti toimetuses kõik tähele. No ütleme ausalt, ega need üks sarvikut, nii sarvikut ütlesid, väga palju kaugemal ei ole, nii et selles mõttes on täiesti arusaadav, millest see kommentaar tuli. No just, eks ole, eks ju. Aga meie eelviimane uudis räägib täna sellest, et mis juhtuks siis, kui meelelahutajad töötaksid matustel. See on tegelikult ka üks tõusev trend maailmas, võib-olla te olete sellest praegu veel vähe kuulnud, aga matused, te teate, on selline kurb koht, kus kõik on väga masendunud, nutavad palju, kõik see on hästi depressiivne. Aga sellega poolest tegelikult peaksime hoopiski olema õnnelikud selle inimese üle. Mõnikord on vanem inimene, kes lahkus meie hulgast ja tegelikult me peaksime olema head meelt tundma selle üle, et ta saab ehk paremasse kohta. Nii et meelelahutajad tegelikult peaksid minema tööle matustele. Ja seal lisaks kommenteeris seda uudist ka BBC, et kapten on täna kaine. Et see tõesti on päris õige uudis ja uudiste toimetaja ei ole mingeid eilne viski ei ole talle halvasti mõjunud. Kapten on täna kaine ja tõesti on uus trend, et meelelahutajad töötavad matustel. Ja nüüd viimase ankru uudisena. Tegevused, mida sa ei taha vana inimesest tegemas näha. Ehk siis no te võite ise ette kujutada, mis on need tegevused, mida te ei taha vana inimest tegemas. Aga siin alla kuuluvad kindlasti rulluisutamine, langevarjuhüpped ja... Mina ütlen ausalt, et mina ei tahaks... Ei, ma ei hakka sellest parem rääkima. Igatahes selle kohta tegi Stanfordi ülikoolist tehti selle kohta uuring. Nii. Ja tuli välja, et tõesti inimestel on täpselt samad arvamused selle kohta, mida nad ei taha näha vana inimest tegemas. Ja mis oli see, mis oli kõige peamine asi, mida ei taha näha? Kõige peamine asi oli lapsehoidja kukkus jää peal. Et nad ei taha, et nende vana inimene, kes on juhuslikult lapsehoidjaks, kukuks jää peale, et see oleks nende jaoks väga suur löök. Ja et tuleb ikkagi vaadata, et kus ja kuidas täpselt lapsehoidmine toimub. Ja sellega ongi meie uudised täna lõppenud. Aga suur aitäh teile ja nüüd läheb sõna edasi Mailisele, kes on jõudnud jällegi stuudiobändi juurde. Minu kõrval on nüüd bänd The Journalist, kes alustas oma muusikaga 2012. aastal ja kelle koosseisu kuuluvad Tallinna Ülikooli ajakirjandustudengid ja ka 2 musta lammast, insener ja jurist. Aga Kirli, sa oled saatejuhi rollist väljas, mis tunne on? Ei olegi mingit tunnet selles mõttes, et need nagu ei ole ju väga erinevad, et mõlemaga on niimoodi, et sa esitad seda rahvale. Ja. Et täitsa hea tunne on. Väga hea, aga kas te kirjutate ise oma lood või võtate mõne teise artisti loomingu ja kaverdate? Me oleme kaverdanud ka ja alguses kaverdisime väga palju. Aga me nägime, et kuidagi on potentsiaali enda muusika tegemiseks ka ja siis hakkasime ise kirjutama ja nüüd on meil täiesti albumi jagu materjali koos, et ma julgen kindlalt öelda, et 12-13 täiesti korralikku lugu vähemalt. Kuidas tänaste lugudega on? Need on ise kirjutatud. Tänased need 2 lugu on meie lood. Väga hea. Nagu ma aru saan, siis te võtsite osa ka Noortebänd 2014 konkursist. Kuidas läks? Tegelikult me ise arvame, et meil läks ikkagi hästi. Me saime esimesse vooru ja siis me kukkusime sealt välja, aga see oli ikkagi nagu see klassikaline jutt, et tore kogemus, aga tegelikult tõesti oli, et meil live läks väga hästi. Me tundsime ennast ise, et me andsime endast maksimumi ja see oli tore, ma arvan.
jah, me nägime seda, et inimesed, kes teevad muusikat tõesti hobi korras, mis tähendab, et nad ei tee seda tõsiselt. Me teeme väga tõsiselt, aga et me ei jäänud vähemalt meie enda arust millegi poolest alla bändidele, kes tõesti on võib-olla kauem koos teinud muusikat ja rohkem teevad näiteks nädalaski. Nii et me olime tublid. Seda on tore kuulda. Aga Juhan, on ka meil lootust näha The Journalisti 5 aasta pärast samas koosseisus? See on hea küsimus. Me räägime sel teemal siin bändiproovides ka tihti. Mina usun, et me oleme ju sellepärast koos, et meil on äge kamp. Ja kindlasti käib vahepeal välismaal, kes õppimas, kes tööd tegemas, mõni mees ehk läheb Eesti riiki teenima. Aga ikkagi mina tõesti siiralt usun, et 5 aasta pärast vähemalt paar sellist special eventi me kindlasti teeme. Ja kui, siis ainult sama koosseisuga. Väga super. Ma soovin teile igal juhul palju edu ja aitäh meile külla tulemast. The Journalist jääb ka meie saadet lõpetama looga Waiting. Tänud vaatamast ja uute kohtumisteni.